Kamikaze maismaa robotid, ookeanil sõitvad mereväe droonid, vanad lennukid, mis on ümber ehitatud droonide emalaevadeks, Frankensteini hübriidõhutõrjesüsteemid. Ukraina poolt sõjas Venemaa vastu välja töötatud sõjaliste uuenduste nimekiri on tõeliselt muljetavaldav ja see laieneb pidevalt. Alates täiesti uutest kõrgtehnoloogilistest süsteemidest kuni vanadele seadmetele uue elu andmiseni leiab riik pidevalt uusi viise, kuidas oma palju suuremale vaenlasele vastu astuda. Kui Ukraina suurendab oma kesk- ja kaugmaa rünnakute kampaaniat Venemaa poolt okupeeritud aladel ja sügaval Venemaa sisemaal, katsetab ta erinevaid viise nende rünnakute ulatuse, varjatuse ja surmavuse suurendamiseks. Ja nüüd vaatavad nad minevikku, täpsemalt esimese maailmasõja poole, et leida nutikas viis vana tehnoloogia õhupallide taaskasutamiseks. Ainult et nüüd kasutab Ukraina neid droonide emalaevadena. See tehnoloogia on nutikas, praktiline ja tundub, et sellest saab tõsine nuhtlus Vene õhutõrjele. Nii et siin on, kuidas Ukraina kasutab õhupalle droonide stardiplatvormidena ja miks see on nii geniaalne idee. Viimastel nädalatel on Vene logistika okupeeritud aladel muutunud autojuhtide jaoks tõeliseks katsumuseks. M14 ja H820 maanteed, mis ühendavad okupeeritud Krimmi ja Hersoni, Zaporižja, Donetski ja Luhanski oblasti Venemaa mandriosaga, on muutunud ulatuslikeks tapavöönditeks. Ukraina uued keerukad droonid, nagu täiustatud poolautonoomne Hornet ja BB2, on justkui oma äranägemise järgi hävitanud Vene soomustehnikat, kütuseautosid, sõjaväeveokeid ja muud. Ukraina sooviks ilmselgelt seda tapavööndit veelgi sügavamale Venemaa territooriumile laiendada, kuid neid piirab nende keskmaa droonide tegevusraadius, mis on tavaliselt kuni umbes 200 kilomeetrit. Seetõttu on Ukraina sõjavägi otsinud võimalusi droonide nagu Hornet tegevusraadiuse pikendamiseks, viies need enne starti sügavamale Vene kontrollitavale territooriumile. Ja üks palju lubavamaid viise selleks on heelium-õhupallide kasutamine, mis on kuuma õhupalli sugulane. Viimased kaadrid näitavad, kuidas Ukraina arendaja testivad õhupallist lastavat Hornetit. Hiiliumiga täidetud õhupall tõstis 1,4 meetri pikkuse Horneti umbes 8200 meetri kõrgusele õhku, enne kui see automaatselt vabastati. Seejärel stabiliseeris Hornet end iseseisvalt ja hakkas liuglema, maandudes lõpuks umbes 42 kilomeetri kaugusel stardipunktist. Veelgi enam, väidetavalt oli Hornetil maandumisel alles 95% akulaetusest. Praktikas tähendab see, et pärast 42 kilomeetri pikkust liuglemist oli droonil endiselt võime lennata peaaegu kogu oma lennuulatuse ulatuses, kasutades pardamootorit. See muudab mängu. Droonide täpne tööulatus on endiselt salastatud, kuid hinnanguliselt on see umbes 150 kilomeetrit, kui kaasas on 4-5-kilone kogukoorem. Kuid kui sa käivitad selle õhupallilt ja lased tal enne mootori käivitamist liuelda, suureneb selle ulatus märkimisväärselt. Õigetes tingimustes võib see isegi kahekordistuda. See laiendaks oluliselt hävitustsooni, kus Ukraina droonid saavad tabada Vene logistikat ja paikseid sihtmärke. Mida sügavamale neid reidid ulatuvad, seda nõrgemad on Vene väed, kui nad üritavad halli tsooni kaudu rünnakuid alustada. Ja kui tuuled on soodsad, võivad õhupallidega saadetud Hornetid jõuda veelgi kaugemale. Kasutades ära tuule suunda ja kõrgust, võivad õhupallid liikuda palju kaugemale enne droonide vabastamist ning vabastatud droonid saavad seejärel liuelda veelgi kaugemale, enne kui nad mootorid käivitavad lõplikuks laskumiseks. Vabastamisprotsess on väidetavalt automatiseeritud ja seda saab käivitada eelmääratud kõrguse, geopiirangute või taimeri alusel või ilma otsese operaatori sekkumiseta. Kui lisada sinna veel Starlinki terminal, suureneb ulatus veelgi. Ja just seda Ukraina teebki. Horneteid on juba mitu kuud nähtud koos külge kinnitatud Starlinki terminalidega. Terminaalid võimaldavad neil täpset reaalajas manööverdamist ja visuaalset sihtimist kuni tabamuse hetkeni. Nüüd tähendab õhupalliga kõrgel kõrgusel start, automaatne vabastamine, liuglemine ja Starlinki kaudu juhtimine seda, et Horneti tegevusraadiust võiks teoreetiliselt lõputult pikendada. Kuid isegi lühematel distantsidel annab õhupalliga startimise meetod Ukraina operaatoritele veel ühe olulise eelise. Rohkem jõudu siis, kui see tõesti loeb. Kuna Hornet veedab suure osa oma lennust liuglemisel, kui see on õhupallilt välja lastud, saab ta säästa suurema osa oma energiast keerukateks manöövriteks sihtmärgile lähenedes või kiiruse kiireks suurendamiseks rünnaku lõppfaasis. See peaks suurendama selle plahatusjõudu ja muutma selle allatulistamise märksa keerulisemaks. Nagu varem mainitud, on Ukraina katsetanud ka muid meetodeid droonide õhust väljalaskmiseks.
Nende hulka kuulub väljalaskmine suurematelt droonidelt või lennukitelt, nagu vananenud AN-28. Kuid võrreldes nende teiste süsteemidega pakuvad õhupallid 2026. aasta elektrooniliselt küllastunud lahinguväljal veel ühe äärmiselt kasuliku eelise – oluliselt väiksemat avastatavust. Hornet tekitab juba praegu väga väikese radari peegelduspinna ja tühise soojusjälje, kui mootor on välja lülitatud. Õhupalli radari peegelduspind ja soojusjälg on sama väikesed kui mitte väiksemad. Seega on õhupalli ja Horneti kombinatsiooni Venemaal äärmiselt raske tuvastada ka liuglemisfaasis. Drooniga koormatud õhupall võiks vaikselt liikuda Venemaa eesliini radaritest ja anduritest kaugemale, enne kui vabastab oma Horneti, tabades venelasi tagalas täielikult ootamatult. Aga isegi kui õhupall lavastatakse, on venelastel sellel kõrgusel seda väga raske alla tuua, rääkimata sellest, et seda teha enne Horneti vabastamist. Sest 27 000 jala kõrgusel kasutab see ära suurt auku Venemaa mõnedes droonivastastes kaitsesüsteemides. Need kaitsesüsteemid on kihilised ja nende tõhusus on rangelt määratletud kõrguse järgi. Kuulipildujad ja automaatkahurid valitsevad umbes 1 miili kõrgusel ja alla selle, samas kui püüdurdroonid nagu Jolka on üha enam kasutusel kuni umbes 3 miili kõrguseni. Sellest kõrgemal on Venemaal praegu kasutada vaid kallid õhutõrjeraketid õhutõrjesüsteemidest nagu Pantsir, Tor, S-300 ja S-400. Kui nad suudavad õhupalli lukustada, mis on suur küsimärk, nagu me hiljem näeme, siis tõenäoliselt suudavad nad Horneti ja seda kandva õhupalli alla tuua. Aga võrreldes õhupalli-drooni kombinatsiooniga on see tohutult kallis. Need raketid maksavad ikka väga palju. On sama raske saada tegelikku hinda Vene rakettidele kui kogu nende muule varustusele. See legendaarne Vene läbipaistvuse puudumine, pidevad rakettide uuendused isegi sama partii sees ja lääne meedia liialdused annavadki sellise tulemuse. Aga nende hinnaks arvatakse olevat 100 000 kuni mitu miljonit dollarit tüki kohta, olenevalt konkreetsest raketist ja süsteemist. Võrdluseks ühe Horneti hinnaks arvatakse 5 kuni 15 000 dollarit. Õhupallid maksavad poest ostes 450 kuni 1200 dollarit tükk. Tavalisi ilmapalle ei saa kasutada Horneti kandmiseks, mille lõhkepea kaalub 8,8 kuni 11 naela ja kogu stardikaal on umbes 33 naela. Teaduslikuks ja meteoroloogiliseks otstarbeks kasutatavad õhupallid on tavaliselt liiga väikesed. Nende kaal on kuni umbes 70 untsi ja nad suudavad kanda vaid mõne naela raskust koormat. Ukrainal on vaja suuremaid ja tugevamaid mudeleid, mis kaaluvad kuni 176 untsi ja suudavad Horneti kaalu kanda ilma, et need liiga madalal kõrgusel lõhkeksid. Õnneks on need kaubanduslikult üsna laialdaselt saadaval, kuigi tõenäoliselt mitte nii kiiresti kasvavas koguses, nagu Ukraina vajab. Veelgi õnnelikum on see, et nagu me varsti teada saame, on üks Ukraina tootja astunud vahele, et seda puudujääki täita. Õhupallid tuleks ideaalis täita heeliumiga, mis lisab kulusid. 33-naelase koorma tõstmiseks on stardil vaja umbes 530 kuni 635 kuupjalga heeliumi. See peaks andma lisatõste, mis on vajalik soovitud tõusukiiruse saavutamiseks, mis on 13 kuni 16,4 jalga sekundis. Aasta alguses oli heeliumi hind stabiilne, umbes $300 1000 kuupjala kohta, mis tähendab, et iga Horneti tõste maksaks heeliumi eest vähem kui $200. Täna on see hind kahekordistunud ja see võib veelgi halvemaks minna. Kõige silmatorkavam tarneahela kitsaskoht, mille on põhjustanud USA ja Iisraeli operatsioon Eepiline raev Iraani vastu, on olnud energia, sest nafta ja maagaas. Iraani pikendatud Hormuzi väina sulgemine ja USA jõupingutused Iraani blokaadi murdmiseks on põhjustanud tankeriliikluse maailma kõige tihedamal energialogistika marsruudil aeglustumise, mida võib heldelt kirjeldada kui nireks. Mõlema kauba hindades on järgnenud metsikud hinnatõusud, kusjuures suundumus on selgelt ülespoole. Valitsused ja tarbijad saavad tugevalt pihta, kuna hinnad tõusevad ja varud kahanevad. Kuid Pärsia lahes ei ole äärmuseni piiratud ainult nafta ja gaasitooted. Nende kõrvalsaaduste, nagu heelium ja ammooniumil põhinevad väetised varustamine, on samuti üha piiratum. Selle tulemusena on heeliumi hinnad kahekordistunud, mis tähendab probleeme programmile isegi siis, kui Pärsia lahe ummikseis homme lahendatakse. Nii et Ukraina võib olla sunnitud üle minema vesinikule, kui varud jätkuvalt vähenevad ja hinnad tõusevad. Esmapilgul ei tundu see nii halb asi olevat. Vesinik annab umbes 8% rohkem tõstejõudu kui heelium. 33-naelase kasuliku koorma puhul võimaldaks see Ukrainal kasutada kas väiksemat õhupalli ümbrist või saavutada sama suurusega õhupalliga suuremat lennukõrgust.
Vesinik on samuti palju odavam ja ükski sõdatolmustes kaugetes maades ei muuda seda tõenäoliselt. Seda saab toota kohapeal vee elektrolüüsi teel, kasutades tavalist elektrit või hankida hõlpsasti suurtes kogustes, mis kõrvaldab sõltuvuse haavatavatest ülemaailmsetest tarneahelatest ja vähendab gaasikulusid tühisele tasemele. Puuduseks on see, et vesinik on ka palju ohtlikum. Vesinikul on kõigist gaasidest peale atsetüleeni õhuga kõige laiem plahvatusohtliku seguvahemik. See on väga kergesti süttiv ja võib ise süttida madala süüdenergiaga. Vesinikuleegid on samuti raskesti nähtavad, mis muudab vesinikupõlengu kustutamise keerulisemaks. Kuigi avatud aladel on see palju vähem ohtlik, sest vesinik tõuseb kiiresti üles ja hajub enne süttimist, peab selle käsitsemisel olema palju ettevaatlikum, eriti kui täidad õhupalli, mis kannab väga plahvatusohtlikku lõhkepead. Aga ükskõik, millist gaasi Ukraina oma õhupallide täitmiseks kasutab, on õhupalli, gaasi ja Horneti kogumaksumus 8 kuni 20 000 dollari vahemikus võrreldes Vene tõrjeraketi 100 000 kuni 2 miljoni dollariga. See vahe ja hind räägivad enda eest ning Hornete ja õhupallide valmistamine on palju kiirem kui raketi tootmine. See tähendab, et kui Ukraina suurendab tootmist ja täiustab oma tegevust, muutub venelaste jaoks nende allatoomine sama ebamõistlikuks kui Ukraina või USA jaoks Shahed-droonide allatoomine Patriot või Iris-T rakettidega. Kui see juba nii ei ole, siis arvatakse, et Venemaa õhutõrjerakettide varud on juba tõsiselt ammendunud. Tähtsad lood, asjakohased faktid, terav analüüs. Seda kõike leiad sa The Military Show'st. Seega telli kanal, et saada igapäevaseid uuendusi ja põhjalikke sõjalisi ülevaateid. Kui kõik kokku panna, siis õhupallilt startiv droon tundub olevat lahendus, mis sobib sellele probleemile nii hästi, et tekib küsimus, miks keegi pole sellele varem mõelnud. Nagu vana ütlus ütleb, siis vajadus on leiutiste ema. Kuna Ukrainale on peale sunnitud esimene suurem sõda kõrgtehnoloogilise sõjapidamise ajastul, on ta olnud sunnitud leidma uuenduslikke lahendusi ja korduvalt väljakutsetele vastu astuma. Tõsi küll, ka Hiina on katsetanud õhupallidelt lastavaid droone, kuigi teisel tehnoloogilisel tasemel ja erinevatel eesmärkidel. 2024 aasta lõpu ja 2025 aasta alguse kaadrid näitavad, et Hiina on edukalt katsetanud kõrgelennulisi õhupalle platvormina hüperhelikiirusega droonide nagu MD-19 ja MD-2 väljalaskmiseks. Need õhupallid on palju suuremad kui need, mida Ukraina kasutab ning tõstavad droonid peaaegu kosmose kõrgusele, umbes 20-30 kilomeetri kõrgusele, enne kui need vabastatakse. Selle asemel, et kasutada kõrgust keskmise tegevusraadiusega droonide lennuulatuse suurendamiseks, on siin eesmärgiks anda neile ülikiiretele ja pikema lennuulatusega droonidele märkimisväärne kõrguse ja potentsiaalse energia eelis enne, kui nad oma mootorid käivitavad. Hiina teadusasutused on samuti demonstreerinud võimet lasta ühest suurest õhupallist välja liuglevaid mikrodroonide parvi. See on sarnane sellele, kuidas Ukraina kasutab Hornetiga õhupalle, kuid jällegi kasutatakse palju suuremat õhupalli. Hiina katsetes lasi 150-kilose kandevõimega õhupall välja 10 väikeseid GPS-iga juhitavaid liugureid, mis olid mõeldud andurite levitamiseks või külastusrünnakuteks. See on 10 korda suurem kandevõime kui õhupallidel, mida Ukraina kasutab. Suurem suurus annab Hiina õhupallidele palju suurema kandevõime, kuid muudab need samas palju nähtavamaks ja seega lihtsamini allalastavaks. See võib tunduda paradoksaalne, kuid heeliumi või vesinikuga täidetud õhupalli allatoomine ei ole nii lihtne kui paistab. Need ei ole õhukesed kummist peobaloonid, mida saab nõela või kassiküünega katki torgata. Mõlema põhimõte on siiski identne. Õhupall on kott, mis on täidetud väga suure tõstejõuga gaasiga, mis hoiab seda õhus. Aga professionaalsed õhupallid, nagu neid kasutavad Ukraina ja Hiina, on tavaliselt valmistatud väga õhukesest painduvast materjalist, näiteks lateksist, polüetüleenist või mülarist. Võiks arvata, et kuna need materjalid on siiski üsna õhukesed, oleks neid suhteliselt lihtne alla tuua hävitaja kuulipilduja juhusliku lasuga, kuid see ei pruugi nii olla. Isegi täppis õhk-õhk tüüpi rakettidega võib nende allatoomine olla keeruline. Tõenäoliselt mäletad seda Hiina luure õhupalli, mis triivis mõned aastad tagasi üle USA ja põhjustas suure meediatormi. Lõpuks saadeti see õhk-õhk tüüpi raketiga, mille tulistas USA F-22 Raptor hävitaja maale alla. Aga juba 1998 aastal tulistas Kanada umbes 1000 padrunit ilmapalli pihta ja ei suutnud seda ikkagi hävitada. Selgub, et õhupalli õhuke materjal ei aktiveeri enamiku õhutõrjerakettides kasutatavatest sütikutest ning õhupallitükkideks laskmine kahuri või kuulipildujaga suurel kõrgusel ei too seda alla, vähemalt mitte kiiresti.
Suurel kõrgusel on rõhkude vahe väike, mistõttu gaas vabaneb väga aeglaselt. Õhupall kukub lõpuks alla, kuid see võib võtta päevi. Selleks ajaks on selle vabastatud drooni mõju tagajärgede kaadrid tõenäoliselt juba kogu internetis laiali. Muidugi pole ükski süsteem ega tehnoloogia täiuslik ning õhupallidel on omad väljakutsed. Alustuseks on nad täielikult tuulte meelevallas. Ukraina saab neid kasutada ainult siis, kui tuul puhub soovitud sihtmärgi poole, olgu selleks Krimm või Moskva. See piirab tõsiselt igal ajahetkel kättesaadavate sihtmärkide valikut. Pole mõtet saata õhupalli Krimmi suunas, kui õhuvoolud viivad selle hoopis Musta merele või puhuvad selle otse tagasi sinu poole. Nüüd on tuulemustreid Ukraina ja Venemaa vahel väga hooajalised ja piirkondlikud, kusjuures õhuvool liigub vaheldumisi läänest ehk Venemaa poole ning idast või põhjast, Ukraina või lõuna suunas, olenevalt kuust ja laiuskraadist. Õnneks soosib tuul enamasti Ukrainat. Oktoobrist märtsini kannavad Atlandi tsüklonid õhumasse Euroopast üle Ukraina Venemaale. See tähendab, et linnadest nagu Kiiev, Tšernigiv ja Sumõ, mis asuvad Vojakovi teljest põhja pool, lastud õhupallid triiviksid loomulikult Moskva, Rostovi ja Kesk-Venemaa suunas. Teljest lõuna pool, mis on klimatoloogiline piir, mis jagab Ukraina 2 erinevaks tuulevööndiks, puhub valdav tuul okupeeritud alade ja Ukraina suunas. Ukrainal on tõeline võimalus saata õhupalle Krimmi poole ainult sügisel, kui tuuled on tavaliselt läänest, kuid muster pöördub hiliskevadel ja suvel. Võimalusi stardiks Põhja-Ukrainast saab tõenäoliselt olema väga harva, kuna valitsevad tuuled on üldiselt põhjast või kirdest puhuvad Venemaalt Ukraina poole. Kuid Lõuna-Ukrainas, Pikistepi ja rannikut valitsevad põhja- ja kirdetuuled, mis lükkavad õhu lõuna poole, Musta mere ja Krimmi suunas. Seega on tõenäoline, et näeme sügisel, talvel ja varakevadel õhupallide rünnakuid põhjast Kesk-Venemaa suunas, samal ajal kui Krimm ja lõunapoolsed okupeeritud alad saavad ülejäänud aasta jooksul tugevalt pihta. Siiski, mustrid ei ole 8200 meetri kõrgusel päris samasugused nagu maapinnal. Seal üleval on tuuled üldiselt tugevamad ja aastaringselt ühtlasemalt läänest, kuna seal mõjutab neid jugavool. Nii et võib-olla on stardid mõlemalt poolt telge erinevatesse Venemaa paikadesse võimalikud aastaringselt. Nüüd võite mõelda, kuidas Ukraina üldse tuli selle peale, et kasutada droonide startimiseks õhupalle. See polnud ilmselt väga suur üllatus, sest nad olid neid kogu sõja vältel edukalt ka muudel eesmärkidel kasutanud. Kõige tavalisem õhupallide kasutusviis Ukrainas on olnud sama, mis on olnud kõige levinum alates sellest, kui sõjaväed hakkasid neid üle 200 aasta tagasi kasutama. Õhuluure. Tänapäevani täidavad vaatlusõhupallid ainulaadset rolli kõrgendatud vaatlusplatvormina, et jälgida vaenlase liikumist. Tehnoloogiad, mida nad kasutavad, on sajandite jooksul tohutult arenenud, kuid vaatlusõhupallide põhiline eelis on jäänud samaks. Nende esmakordne registreeritud kasutamine sõjanduses oli Prantsuse revolutsioonisõdade ajal. 1794 aastal Le Roussi lahingus kasutas Prantsuse aerostaatiline korpus kinnitatud õhupalli L'Enfant, et jälgida Austria vägede positsioone, aidates kaasa prantslaste võidule. Tehnoloogia levis kiiresti, nagu ka õhupalli nimi. Ameerika kodusõja ajal 1860. aastate alguses kasutas Unioni armee õhupallikorpus 7 vesinikõhupalli, sealhulgas Intrepidi, mis oli nimetatud varasema Prantsuse luureõhupalli järgi. Õhupallid andsid reaalajas luureinfot telegraafi kaudu ja juhtisid suurtükituld enneolematu täpsusega, tähistades esimest organiseeritud lennunduse kasutamist sõjanduses. Kuid Esimene maailmasõda oli tõeliselt sõjalise õhupallinduse kuldaeg. Mõlemad pooled paigutasid läänerindele tuhandeid kinnitatud vaatluspalle. Need olid nii olulised, et nende allatulistamine sai hävituslendurite peamiseks ülesandeks ning õhupallides viibinud vaatlejad hüppasid sageli langevarjuga välja, kui süüdekuulidega süüdatud õhupallid põlema läksid. Tänapäeval täidavad Ukraina vaatluspallid sama rolli, kuid inimeste asemel kasutatakse elektroonikat ning vaatlemine toimub kas langevarjuga või ilma. Ukraina kasutab laialdaselt kinnitatud õhupalle, mida tuntakse ka kui aerostaate õhus olevate kordajatena, et ületada Venemaa elektroonilise sõjapidamise ehk EW segamist. Sisuliselt tõstavad need õhupallid taktikalised raadiod 500 kuni 1000 meetri kõrgusele, pikendades maapealsete üksuste turvalise sideulatust üle 96 kilomeetri. See võimaldab komandööridel juhtida FPV droone ja koordineerida suurtükiväge isegi sügavates orgudes või linnapiirkondades, kus otsenähtavus on takistatud. Kuna relee asub õhus, on see vähem vastuvõtlik maapealsele segamisele, mis tavaliselt häirib madalal asuvaid signaale. See võib maapinnal olla otsustava tähtsusega.
Näiteks Ukraina sissetungi ajal Venemaa Kurski piirkonda aastatel 2024-2025 pakkusid need õhupallid ainsa stabiilse sideühenduse taganevatele Ukraina üksustele, kui maapealsed võrgud olid ülekoormatud või häiritud. Ukraina kasutab ka kinnitatud õhupalle püsivateks silmadeks taevas sihtmärkide trianguleerimiseks. Suunaotsingu antennidega varustatud õhupallid suudavad trianguleerida vaenlase droonioperaatorite asukoha, tuvastades nende juhtimissignaale kuni 90 kilomeetri kauguselt. See võimaldab Ukraina suurtükiväel sihtida pilootide endi, mitte ainult droonide pihta. Ukraina kasutab samuti droone sihtmärkide trianguleerimiseks, kuid erinevalt akuuttoitel droonidest, mis peavad mõne tunni jooksul baasi tagasi pöörduma, Köiega kinnitatud õhupallid võivad sektoris püsida kuni nädala, pakkudes pidevat videopilti ja termopilte, et jälgida Vene vägede liikumist ja logistikasõlmi. Õhupallid suudavad täita ka raskemaid elektroonilise sõjapidamise ja signaalluure ülesandeid, millega droonid on liiga väikesed hakkama saama. Näiteks võivad need kanda raskeid sensoreid, mis pealt kuulavad Vene raadiosidet ja radarikiirgust, edastades andmeid suurtükiväe üksustele vastutule andmiseks. Aga Ukraina ei kasuta õhupalle ainult venelaste jälgimiseks. Neid kasutatakse ka aktiivseks elektrooniliseks sõjapidamiseks. Mõned neist on varustatud võltsitud GPS-signaalide edastamiseks või Vene liukpommide juhtimissüsteemide segamiseks, vähendades Vene õhurünnakute täpsust oluliste linnade kohal. Teised on varustatud radarpeegelditega, luues kummituslikke sihtmärke, mis matkivad lennuki või tiibraketi signatuuri. See sunnib Vene õhutõrjemeeskondi tulistama neid kalleid rakette, millest me varem rääkisime, tühja taeva pihta, paljastades oma asukohad ja kurnates oma varusid, ilma mingisuguse tulemuseta. Nagu näete, võib tagasihoidlik ilmastikuõhupall olla ettevõtliku armee käes äärmiselt kasulik tööriist. Ukraina on väidetavalt saatnud alates 2025 aasta sügisest Vene territooriumile üle 1000 sellise õhupalli erinevatel eesmärkidel. Kuna tulevikus on oodata veel tuhandeid õhupalle, sealhulgas Hornetit käivitavaid variante, muutub tarneahela kindlustamine üha olulisemaks. Õnneks, nagu varem mainitud, on üks Ukraina ettevõtte appi tulnud. Aerobavovna on kirjeldatud kui esimene ja ainus Ukraina ettevõte, mis toodab sõjalisi aerostaate masstootmises. Väidetavalt varustab see suurema osa Ukraina taktikalistest õhupallidest. Yuri Vesoveni asutatud ettevõtte õhupallid kasutavad kergeid polümeere ja on loodud paigaldamiseks vaid 5–25 minutiga. See toodab õhupalle, mis vastavad enamikele Ukraina erinevatele nõudmistele, sealhulgas mudeleid, mis on piisavalt suured, et tõsta Hornetit. Kas Aerobavovna suudab nõudlusega toime tulla, jääb veel näha. Aga kui Ukraina jätkab selle lahenduse täiustamist ja täiendamist, siis tõenäoliselt ei jää see ettevõte kauaks ainsaks, kes valmistab Ukraina sõjaväele taktikalisi õhupalle. Me jälgime loomulikult arenguid ja loodetavasti saame peagi teatada õhupallidelt käivitatavatest Hornetitest lahingus. Seega telli kanal, et sa sellest ilma ei jääks. Ja kui sind huvitavad teised Ukraina uuendused, vaata seda videot selle kohta, kuidas nad ehitavad robotarmee. Aitäh vaatamast!